Ei, võta võile ju. Mis asi? Võile võtta, okei. Davai, thanks. Hommikust 1. juuli ja me Magnusega lähme jääkat püüdma. Kell on mingi 4:30 vist. Täna oli äratus 2:50. Korisin Magnuse peale täpselt 3:30. Ja... Lahkusime Tallinna linnas siis, kui teised veel Kaiasoos pidu panid. No jah, seda oli kesklinnas näha. Kulaga jõgi on seal, mul on tunne. Jep. Tulime täna piisavalt vara, et jõuda enne teisi ja ka seda, et meil on juba juulikuu käes. Nii et seda kala ongi võimalik ainult vara hommikul või hilja õhtul saada. Ma olen siin jõel nüüd paar viimast korda käinud ja ootused on, ütleme niimoodi pehmelt öeldes, väga kõrged. Oi, siin on kohe üks ilus auk. Me natuke müta tulime, aga vaatame. Magnusel on täiesti uus komplekt. Mingi Visioni mega kombo, mul pole õrna aimugi, mis nende mudeli nimed on, aga ta tundub suht excited selle pärast olevat. Vaatame, ma alustan oma vana ja Roundsi Wobbleriga, sinise ja roosaga, sellel on räigelt hambajälgi peal. Ma ei teaks kaamerast see on näha, aga see on juba räigelt vatti saanud. Ma arvan, et see on hea. See on juba teiste kalade maitse on küljes. See toob raudselt rohkem kala. Kuule, aga olgu, me hakkame nüüd püüdma ja annan teada, kui midagi juhtuma hakkab. Davai! Vaata. Normaalselt, ma hoiatan ära. Kuule, kaamera on... Mina istuks seal juurte all raudselt. Davai. Davai. Mis ütlesid? Töövõit või? Vähemalt 2 tundi on nüüd matkatud ja selle aega me oleme saanud ainult ühe üliväikse kala. Me tulime nüüd siia sama lõigu peale, kus ma oma eelmises videos ka kala sain. Et siin on nagu teada, et suured kalad elavad ning siin olid pisut sügavamad need augud. Et seal kippus see asi pisut liiga madalaks jääma. Võib-olla kui vett oleks natuke rohkem, siis oleks saanud seal ka normaalselt püüda, aga neid häid auke oli seal vähe. Ütleme, et see oli nagu hea, kus me just käisime, aga see, kus me nüüd läheme, on väga hea. Ja meil on uus strateegia. Me enne läksime suht suure hurraaga peale, siis nüüd me läksime sellise nagu mindsetiga, et me ei saa kala. Et kuulame linnulaulu ja niisama chillime. Selline plaan on. Seal vaibal kõnniks. Lihtsalt nii ilus on praegu. Kui mõnus sambla vaip on maas. Õpsikud ka väga ei ole. Kuuskade vahelt on suht lihtne minna. Nägime nüüd esimese ilusa kalaga ära. 30 oli umbes. Ja tuli täpselt sealt, kus ma ütlesin Magnus, et näe, seal on kala. Ta tegi paar kontrollviset küll otsa, järgi ujuma ei saanud. Ma tegin siit samast kohe ühe viske, et ujus ilusti oma august välja täpselt seal, kus ma arvasin, et on. Aga lanti ei võtnud. Aga ta nägi meid ja läks oma auku tagasi. Vaata, kas sa näed. Paadi! Eematas täiega. Ma üldse ei jälginud seda. Ilus 40 minu arust. Ei no,
ta praegu veits kontrollib seda mängu. Ops! Täiesti nagu 0 kohast praegu tulin. Ma teen käe märjaks. Nii, 41. Esimene kala käes. 40 midagi senti, paar senti peale oli, ma ei saanud teda väga korralikult mõõta. No ütleme 41 ta oli jah. Et päris priske oli. Tuli tegelikult suht siuksest 0 kohast, et no nüüd me olime päriselt juba nagu lootust kaotamas. Tuli sealt kuskilt, sealt kännu alt, selle puu alt. Tegelikult on seal üsna madal koht, et oleks nagu pigem arvan, et oleks võinud sealpool olla, sest seal oli palju sügavam. Aga nojah, nii need asjad juhtuvad täiesti ootamatult. Igatahes lähme veel edasi, siin on veel paar head kohta tuleb. Ja loodame veel mõne kala ikkagi kotti saada. Davai, mitte kotti. Kahva ja siis vette tagasi. Davai. Tegime kiire lõuna ja meil ei ole mitte midagi muud targemat teha, kui me otsustasime, et tuleme siia kuskile Soodla veehoidlasse natukene lanti loopima. Alguses mõtlesime, et rendime paadi, aga tuul oli nii suur, et ei ole väga hea praegu. Kõige autod praegu mööda. Et see tuul oli nii suur, et lennukamees mul siin kõrval hakkas hädaldama, et ta ei saa niimoodi püüda. Me tuleme kuskile siia, kus saab kahlata. No vaatame. Natuke loobime siin ja tegelikult päev on veel suht noor. Mingi 12 hakkab alles saama, et tegelikult me võiks veel jõekat minna proovima kuskile. Käis juba otsas. Natuke magasin võtu hetke maha. No väike oli see. No, mul käis esimene kala otsas juba. Tõmban siit ülevalt kala kohe. No nii, ma olen nüüd oma ultralight ridvaga ilma trossita Roundsi wobleriga hakkan haugi püüdma. No siin ei saa niimoodi. Vahe kokkuvõte on siis selline, et ärksime natuke enne 3. Jõudsime mingi 4:30 äkki jõe äärde. Teadmata tunde arve üritasime jõekat kätte saada, lõpuks 1 mõõdukala saime, siis sai üsna kopp ette. Mõtlesime, et lähme püüame natukene haugi vahepeal. Läksime Soodlale, mõtlesime, et see ongi see jõgi, jah. Magnus tõi üliheasse kohta meid. Thanks sulle. See on mingi salajõgi. Siis mõtlesime, et rendime paadi ja püüame hoopis haugi. Aga tuul oli nii rets, siis hakanud seda tegema. Siis natukene kahlasime, üritasime haugi püüda. See ka ei õnnestunud. Siis otsustasime, et lähme koju, aga viimasel hetkel ikkagi jäi kripeldama ja mõtlesime, et tuleme teeme 1 lõigu veel ära täiesti teise jõe peal. No vaatame, kus saab, äkki ikka saame mingisuguse positiivse sündmuse siia päeva lõppu. Kell on alles mingi 1:30 päeva lõppu. Jõhker koll. Ma ei tea, mulle tundus see oli nagu mingi 50-ene. Ei ole või? Tundus aga jäme suur. Jäme elukas. Kusjuures ma viskasin sinna teisele poole. Sul on ümber selle, vaata. Okei, 50 ei ole, aga 45 on ikka. Üleni must on, ainult mustad täpid. Sent suurem. Läks. Apsea! Opa! Selle nimel me kala käimegi.
ta tuli niimoodi üli hästi vaikselt tuli võtma. Üli rahulikult. Ma hoidsin üli vaikselt seda kuradi sööta eest. Igal teisel juhul ma oleks selle sööda tal nina eest ära tõmmanud. Ma vaatasin, ta ei ole väga suur, vaata mingi. Me oleme täna mingi 8 tundi vist juba kala püüdnud ja 2.50 oli järjetus ja 2 mõõdukala on käes. Ma ei tea, kokkuvõttes ta on ikka päris ära tasunud. Tegelikult äge. Aga kuradi raske on see täna see püük olnud. Et minu kala tuli ka üli vaikselt, võttis see võtuhetk oli siuke, ta tuli lihtsalt nagu togima, aga jäi kogemata otsa ja sul ka, ma saan aru, et ta tuli tegelikult suht siuke rahulikult. Ei, ta võttis ilusti ära. Aga ta tuli niimoodi hästi rahulikult, tujus rahulikult järgi ja siis võtsime, aga siis jäi otsa. Nojah. Eks siis, ma ei tea, me läheme edasi. No minu meelest ei tõmmanud, aga otsas küll. Või järgi ujus kindlasti mingi... Jah! Ilus kala. Ma olen mingi 35. Ei ole väiksem, ikka väiksem. 30. Mul on ikka see mõõduvärk täiesti mööda. Nagu lootust on vaja, noh. Kas see kurat, see on täitsa... Aga ilus on. Ilus on tervis. Tšau. Nojah. Aga kuradi 2 kala väga lühikse aja, väga hästi. Läheb päris hästi, jah. Väga ilus kala tuli praegu otsa jälle. Läks ära. Ja tõmbas ennast sinna kuradi rohu vahele ja sai valla. See oli umbes sama suur kui sul. Mida pekkina? Ma magasin selle siduri peale keerasin hetke maha, tõmbas sinna kuradi rohu sisse ja pääses kohe vallana. Oi, päev on läbi. Rohkem ei jaksanud edasi minna. Tõmbame auto juurde tagasi. Ülipikk päev oli, aga kokkuvõttes läks tegelikult päris hästi. Me saime 2 mõõdu kala, mõlemad 40+. Mul oli 41, Magnus oli 42. Mul käis veel üks 40+ kala otsas ka, mis tõmbas rohu sisse ja ära läks. Ma ei tea, Pekkom teine kord ka 2.50 üles. Vabalt. Kuigi head võtted olid pigem hiljem. Muidugi kirumist oli ikka vahepeal palju. Vahepeal otsustasime seda, et lõpetame selle jääforelli püügi vahepeal ära, läks püüaks haugi või mingi hapene, teeks midagi lihtsalt. Üks kala jälle otsas. Jälle hoopis teises suunas. Aga olgu, selleks korraks siis kõik. Thanks, et meiega olite ja järgmise korrani. Tšau!